ma käisin just Swedbankis. Ma olen seal päris palju laval olnud viimasel ajal ja aidanud müüki paremaks teha ja üks naisterahvas ütles hullult hästi, ma tegin terve pool päeva treeningut sellel teemal, kuidas öelda, et kui closing percentage on madal siis ja vastulaused ja close'id ei osata ja vastulaused ei osata katta, siis tegelikult on mure selles, et ei kaardistata piisavalt hästi. Ja see läheb väga hästi kokku selle meie podcastiga, kus me rääkisime rasketest vestlustest. Et üks naisterahvas seal lõpus ütles, et tead Andrus, et selle treeningu tulemusena on natukene mul nagu paradigma muutus. Et mina alati arvasin, et ma pean rääkima, kui äge mu toode on. Sina aga väidad, et ma pean rääkima sellest, kui nagu küsima küsimusi, et inimene saaks aru, et tal on vaja mu toodet. Ehk siis nagu selle asemel, et tuututada, kui vahva on toode, sa peaksid rääkima, kui suur on mure. Eks ju. Mulle kunagi, võib-olla printsiibina on seda parem öelda, et mulle raamatumüügis kunagi alati õpetati, et inimesed tihtipeale ostavad siis, kui valu ilma sinu tooteta olemisest on suurem, kui valu sul tootest maksta. Eks ju, valu on igal juhul, aga kumb on suurem? Eks ju, et kui valu on 10 eurot ja lahendus maksab 100 eurot, siis ma ei osta. Eks ju, aga kui valu on 100 eurot ja lahendus on 10 eurot, siis no-brainer. Ja huvitav, et mulle tundub, et sellest on nii palju müügis räägitud, aga mis mu enda jaoks oli huvitav, oli see, et kui ma Swedbanki nii-öelda siis kaardistasin ja proovisin aru saada, mis neil vaja on, siis üks asi, milles nad on nii head, ongi selles nii-öelda, me kutsume seda nõuandlikuks müügiks või nõustavaks müügiks, eks ju. Aga mis mina oma peas mõtlen nõustava müügi all ja mida nemad mõtlevad nõustava müügi all, on väga erinevad asjad. Swedbanka mõttes see nõustav müük on, las ma annan sulle, nagu ma teen sust valdkonna eksperdi. Ma nõustan sind, millised kindlustused kõik on turul, mis on nende plussid, miinused ja sina siis, kui ma olen sulle nõu andnud, saad teha oma valiku. Mina pean nõustava müügi all seda silmas, et natukene nagu sükest perearsti, et ma kuulan su ära, aga ma võtan kõik su mõõdud ka, eks ju, kolesterooli, vereproovid, asjad. Ja siis ma ei tee sust ise perearsti, vaid ma lihtsalt ütlen, et Remo, nende näitajate põhjal mina teeks seda, eks ju. Perearst isegi ei demo sulle väga, ta ei kujuta, et nii Remo, luba ma räägin sulle, kuidas see vitamiinipurk täna on nüüd uus mudel, eks ju. Ta lihtsalt ütleb sulle sinu retsept ja mine võta, eks ju. Et jällegi me ei saa nagu pangas päris niimoodi teha, aga lihtsalt, et mõnikord mulle tundub, et me selle nõustava müügi all mõistame hoopis midagi muud, et meil ei ole vaja harida klienti absoluutseks valdkonna spetsialistiks. Meil on vaja ta nagu aidata tal ole sina see ekspert, kaardistada ära ja anna talle valida 1-2 variandi vahel. Kas see on äkki selles, et tuleneb, et see esimene variant on lihtsalt lihtsamana vastupanu teed minek, et seda lihtsam skeelida või? Ma arvan, et on. Et general infot sul rääkida autodest ja kõikidest markidest on lihtsam, kui aidata sul leida, mis tableti sa vajad. Ja no natukene ma tunnen, et see läheb meie teemasse ka, et ega lihtsalt sul kõikide võimaluste äraandmine võtab ka minult vastutus ära. Vastutus on nüüd sinul, eks ju, selles mõttes, et mina olen sulle kõik ära rääkinud, tee ise, mis tahad. Ja see tundub ka nagu võib-olla teoorias tundub see ka nagu õige, et ma annan sulle hästi palju informatsiooni, hästi palju valikuid, aga teinekord tegelikult, kui ma annan sulle hästi palju valikuid ja hästi palju informatsiooni, siis see tegelikult ajab sind rohkem segadusse ja sa üldse ei aru, mis toimub. Et segaduses inimesed ei osta. Segaduses inimesed ei osta, see on teine printsiip. Ja nüüd on teine asi ka see, et kui ma isegi segaduses inimesele midagi müün, mida tal vaja ei ole, siis tema kogemus on ikkagi halb. Jah, aga veel, aga kui mul on vaja ja see on mu segaduse ajad, siis on halb. Siis on halb. Ikka on halb, ikka ei osta. Sa tahtsid osta, ma asin segadusse. Ma ei tea, mulle meeldib alati seda lugu rääkida, et kui me USA-s tagasi kolisime, otsisime oma maja ja me siia mäletan, läksime siia Tartu külje alla ühte kodu vaatama ja mees oli ise ta ehitanud ja uhkusega ehitanud ja ta oli ise kodus, kui me läksime vaatama ja see oli nii äge, ta kohe esimese asjana hakkas mulle rääkima, et Andrus, vaata siin seinas on, ja ma ei mäleta täpselt, aga kas 30, 40 või 50 sentimeetrit villa, ma pakume, et 40 sentimeetrit villa, eks ju. Mina ei ole ehitusmees, ma garaažis suudan enda eest nüüd seista, ma olen mootorrattaid nii palju ära lõhkunud, eks ju, aga ehitusest ma ei tea siiani midagi. Ja tema näoilmest ja tema kehakeelest ma sain aru, et see 40 senti on vist päris hea.
aga tegelikult mul pole õrna aimu, eks ju. Kõik, mis ma võtsin sealt koosolekult oli, või olemiselt oli see, et mine koju ja helistama sõpradele, kes on ehitusmehed ja küsi, kui palju villa on seina hea panna. Palju standard on, eks ju. Mida ma osta tahtsin, oli väikeste arvetega soe kodu. Eks ju, mul ei olnud vaja ehitusekspert. Ehk siis ta mingis mõttes jäi mingisse detaili kinni, mis tegelikult oli ebaoluline. Aga tema ilmselgelt, kuna ta ise selle maja ehitas, tema oli selgelt valdkonna ekspert. Eks ju, tema oli valdkonna ekspert. Tema jaoks oli see common sense, et sul on, ma ei tea, 20 senti on võib-olla või 10 senti on vähe villa, 50 senti on palju villa, 40 on perfektne, tema oli selle valdkonna ekspert, eks ju. Ja aga selle asemel, et jällegi, ja me ei ootagi, et see inimene hull müügiinimene oleks. Ja muidugi, ta oli tavaline inimene, kes oli maja midagi. Aga lihtsalt jah, see on võib-olla see näitekäik, mis ma olen hästi palju mõelnud selle peale viimasel ajal, et nõuandlik müük ikkagi definitsiooni järgi on ikkagi mina andmas nõu, mida sinu situatsioonis oleks mõistlik teha, mitte siis andes nõu, et mis on kõik maailma variandid. No mis sa sellest arvad, et sõna müük me mingis mõttes, ma ei tea, mulle tundub, et tänapäeva maailmas üritatakse mingis mõttes varjata sõna müük, üritatakse selle panna, ma ei tea, kliendi, kogemuse, nõustaja, igasugused erinevad variante on välja mõeldud, et mitte öelda näiteks, ma ei tea, head of sales või öelda meile, et ma olen müügijuht või ma olen müükar või mis iganes. Miks? Sest et justkui on mingisugune see paradigma, ma ei tea, kas siis need samad automüügijad on ära rikkunud selle. On ju. Aga mis selle, nagu tegelikult see on üks ja sama asi hooaeg. Et see nagu müük ei ole ju sõimusõna tegelikult. Aga mulle tundub, et seda üritatakse varjata. See on umbes nagu, diskrimineerimine ja võrdõiguslikkus ja mis iganes. See on eraldi episood, kuule. Et see on täiesti eraldi episood, sest sa ei tea, kui tihti mulle öeldakse, et Andrus, võib-olla sa ei kutsu ennast müügitreeneriks, vaid suhtlemistreeneriks või mingisuguseks, suhtlemisest peamiselt. Ja sest siis ilmselt müüksid rohkem, et müügil on halb varjund, vaata. Ja ma väga tihti sellele vastan, et mulle meeldib seda Iitsi tsiteerida, et kõnni ettevaatlikult, sa kõnnid munistustel. Mis Iits on? Iits on see kirjanik, see on luuletus. Okay. No ma ei tea luuletust midagi. Mina ka väga ei tea. See oli ühes filmis, kes teab, see teab. Aga ühesõnaga, et mu point on selles, et minu see unistus ongi see, et müügimehed on tegelikult nagu väga hinnatud osa ühiskonnast. Müük ei ole halb, kui seda õigesti teha. Nagu hea müügimees on hea perearst. Ta on väga hea perearst, eks ju. Ma alati ütlen, et meil kõigil on oma autotüüp, meil on oma, ma ei tea, telefonitüüp, enamasti see autotüüp müüb autosid, enamasti see telefonitüüp müüb telefone, aga ta teeb seda nõuandlikult ja siis ta annab sulle head nõu, ütleb, et tead, Remo, praeguses situatsioonis, kui sa endiselt tarvitad oma telefoni nii, nagu sa kasutad, siis mina ostaks selle, eks ju. Ja me isegi ei pea teda müügimeheks. Müügimeheks, mulle meeldib tihti lavalt öelda niimoodi, et me peame sind müügimeheks ainult siis, kui sa oled halb oma töös. Eks ju, siis oled see pealetükiv jobu, kes jaurab. Kui sa oled vähegi hea oma töös, siis me kutsume sind valdkonna eksperdiks, kes aitab, eks ju. Et Remot, me ei pea ju vastutuse võtmise koolituse müügimeheks, me kutsume teda minu eksperdiks vastutuse võtmises, eks ju. Aga ta muuhulgas müüb seda, et ega ta muidu ei saagi, eks ju. Kui sa raha ei küsi oma töö eest, siis sa aidata ei saa. Kas see, kui sa müügile veel mõtled korraks selle sama teema peale, siis see on nõustav müük, ma ei tea, mitu erinevat varianti neid müük on. Tegelikult, kas see nõustav müük, see stiil tulebki sellest, et see on mingi sellele valdkonnale sobiv või tegelikult mis? Nõustav müük pigem siis definitsiooni järgi on see, et ma ei hakka sulle pakkuma enne, kui ma olen välja uurinud. See on nagu mingis mõttes filosoofia? See on filosoofia, okay. Põhimõtteliselt. Mis filosoofiad veel siis on? Nagu, kas see ongi optimaalne hea filosoofia või? Ma arvan, et tänases maailmas, et võta, müüa saab ka lihtsalt pakkudes. Et väga palju turundust on ju lihtsalt teen väga seksikaks. See ongi turundus. See on turundus. Aga müüa saab ka sellega, et tere, mul on täna 2 ühe hinna eest. Vaata, vanasti me müüsime ajakirju ja ajalehti niimoodi, eks ju, et tere, mul on praegu 2 ühe hinna eest, kas te olete tahtnud. Et neid stiile on erinevaid, aga jah, see nagu eriti B2B's, eriti kui on keerulisemad tooted, seda ei saagi müüa ilma, nagu et me ei saa sulle müüa autot, kui see ei ole ka õige. Ma saan sulle küll müüa autot, aga heal juhul ma ikkagi, kui ma hoolin sust, siis ma tahaks aru saada, mille jaoks seda autot kasutad, milline auto on mõistlik, eks ju. Ja mis kõige suurem vale arusaam on sellest, et mida segamini aetakse siis? Kui nagu müügiinimesed ajavad segamini, mis see päriselt müük on ja mis päriselt müük on?
et nagu mul meeldib seda öelda. Selle parim metafoor, mis ma suudan sulle öelda selle kohta oli Rootsi suursaatkonna kommertskoja inimene ühel mu workshopil kunagi. Tema ütles seda nii hästi, et ma päriselt küsisin ta käest luba, kas ma võin seda kasutada. Tema ütles, et inimesed vaatavad müügimeest valesti. Nad vaatavad müügimeest kui krokodilli. Eks ju, suur suu, räägib su surnuks ja siis ammustab suure tüki rahakotist ära. Nad peaksid vaatama müügimeest kui elevanti, eks ju, 2 suurt üüratud kõrva, et kõike kuulata. Ja siuke nina, mis nihverdab kõik murekohad välja, mis sul on, vaata. Minu meelest on nii õige, vaata, et me vaatamegi müügimeest kui krokodilli. Aga tegelikult, ma ei mäleta, kes see oli, kes üks juht ütles, et minu arvates kõige paremad müügimehed on introvertsed. Sellepärast, et nad tahad kuulata rohkem. Kuulevad rohkem. Nad ei saa energiat siis, kui nad räägivad, väsivad ära. Jah, 2 kõrva, üks suu, eks ju. Elevandil on suur nina ja 2 suurt kõrva, väga väike suu. No elevant on vaja rohkem meil Eestisse. No sellepärast ongi, see on nii, krokodil on ka muidugi väga eksootiline, aga et ma mõtlesin, et meil on rohkem elevante vaja. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutkugi robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei, kui see on teadlik otsus. Kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!